et toitumisteadlased ütlevad, et keskmine inimene peaks sööma aastas köögivilja 120 kuni 140 kilogrammi. See on siis ühe keskmise inimese kohta. Meie statistika järgi on köögivilja tarbimine Eestis 2009-2010 aastal oli 85 kilo. Ja kui ma vaatasin siin Statistikaameti andmeid, siis aastast 2000 kuni 2010 on see kõikunud 53 kilost kuni 85. Et viimastel aastatel on ta nagu suurenenud, vahepeal oli ta seal ka 68-70 kilo, aga jah, et see 80 oli siis eelmine aasta või üle-eelmine aasta ja 85 siis eelmine aasta, nii et ma ei oska nüüd ütelda, et kas see on masust tingitud või tarbijate toitumisharjumuste muutusest, aga seis on selline, et meil tasapisi suureneb. Ja kui te vaatate seda alumist tabeli osa nüüd, siis näete seda, et mida lõuna poole minnakse, seda rohkem süüakse. Kreeklased söövad 225 kilo aastas. Tead, tuntud kuulus Kreeka salat, eks ju. Feta juust on seal üks komponent, mis ei ole taimset päritolu ja muud ülejäänud on kõik taimset päritolu. Ja mida põhja poole, siis seda vähem. Need andmed küll ei ole 2010. aasta kohta, et kui see Eesti number on 85 kilo aastas, on 2009-2010 nagu tarbimisperioodi kohta, siis need on natukene varasemad, et numbrid võivad olla ka muutunud. Soovituslik tarbimisnorm kultuuride lõikes. Kultuuriliikide või köögivilja liikide lõikes. Kapsaid peaks siis sööma aastas kuskil kuni 35 kilo, mõningatel andmetel kuni 50 kilo. Ja ma panin siis teise veergu seal tabelis sellise keskmise saagikuse mahe tingimustes. Et kui me räägime tava ja kõva väetisega kasvatamisel, kõik taimekaitsevahendite kasutamisel, siis on võimalik saada rohkem seda saaki, aga mahetingimustes ma arvan, et võiks saada umbes sellises. Nii et kapsaste puhul, olevalt kapsa liigist muidugi ka, eks ju, on võimalik saada siis kuni 6 kilogrammi ruutmeetrilt saaki. Ja nüüd see viimane veerg, mis seal on vajalik pind ühele inimesele aastavaru saamiseks. Et kui me hakkame nüüd planeerima oma köögivilja aedad selliselt, et me oma tarbeks kogu köögivilja võiksime ära kasvatada. See number 6 seal siis oleks 6 ruutmeetrit oleks kapsast vaja. Ma võtsin lihtsalt sellise keskmise, et ma võtsin näiteks tarbimisnormiks 30 ja jagasin ta 5 kiloga ruutmeetrit, eks ju, 6. Tegelikult kui saagikus on väiksem, siis peaks olema suurem. Ja kuna siin kapsaste all on ka näiteks lillkapsas ja spargelkapsas, eks ju, mille saagikus on väiksem, siis tegelikult see number võiks olla natukene suurem, see pindala number siis. Porgand täpselt sama, eks ju, et inimene peaks tarbima seal 10-15 kilogrammi porgandit aastas ja selle kasvatamiseks kulub umbes 5 ruutmeetrit. Pidage meeles, et see ei ole siis mitte pere kohta, vaid see on ühe inimese kohta, eks ju. Peet ja kaalikas ja tomat, kurk. Tomati ja kurgi kohta on mul sinna pandud tärnid taha, et põhimõtteliselt on nüüd seda võimalik siis kasvatada avamaal, aga parema saagi ja kindlama saagi siis saab, eriti just tomati puhul saab siis ikkagi katmikalad kasvavad. Köögivilja, eks ju, kui süüakse kuskil või soovitatakse süüa kuskil 120-140 kilo aastas kokku, siis kartuli puhul on see number kuskil seal 80-100 kilo inimese kohta. Ja kartuli saagikuseks ma võtsin siis kuskil 30 tonni hektari, ütleme 150 või 15-30 tonni, eks ju, selles vahemikus. Ja umbes 50 ruutmeetrit oleks siis vaja ühele inimesele selle koguse saamiseks.
köögivilja puhul siis, kui nüüd see eelneva slaidi need pindalad kokku liita, siis saame ka umbes 50. Nii et kui me planeerime endale köögiviljapinda, siis see peaks olema koos kartuliga, siis peaks olema see umbes või vähemalt siis 100 ruutmeetrit. Noh, iseenesest ei ole väga palju. Sinna juurde peaks arvestama, et meil käivad ka külalised vahel, külalised tuleb ka süüa pakkuda, eks ju. Muidugi kõik, mis me kasvatame, eks ju, ei kõlba ka alati süüa, et sinna tuleks juurde arvestada see, mis meil rikneb, nii et nii see pindala siis suureneb. See on ühe inimese kohta, kui meil on 4-liikmeline pere, siis korrutame selle 4-ga 400 ruutu, eks. Nüüd just vanemast nõukogude aja sellisest koduaia raamatust ma leidsin ühe sellise numbri ka veel juurde, vaid see oli erinevate kultuuride kohta, et 1 ruutmeetri hooldamiseks kulub sellise kodumajapidamislikes tingimustes, näiteks peedi kaalika puhul seal 0,35 tundi ja kurgi puhul näiteks 1 tund. Noh, kurgil on vaja käsitsi koristamist hästi tihti teha, et siis 1 ruutmeetri kurgi hooldamiseks kulub 1 tund keskmiselt kõik kokku. Nii, ja ütleme, võtame siis selle planeeringus siis maksimaalselt 1 tund ja 100 ruutmeetrit, ehk siis oma köögivilja põhimõtteliselt võiks olla võimalik ära kasvatada 100 tunni tööga. 100 tundi tööd, 160 tundi on keskmine töökuu, eks ju, nii et alla 1 kuu peaksite aastas tööd tegema, et saada oma aastane varu köögivilja. Kas see ka paika peab, eks te arvutage järgmine suvi. Ja nüüd edasi läheks siis selle teema juurde, et mis siis on siis köögivilja kasvatamisel ja maheviljeluse tingimustes nagu kõige olulisem. Köögivilja kasvatuse juures, noh, tegelikult üldse kogu taimekasvatuse juures siis on mahepõllumajanduses eelkõige väga oluline külvikorra või taimede vahelduse järgimine. Ja külvikord siis mõjutab taimede puhul nagu seda toitainete omastamist, selle sama põllulapi umbrohtumust ja kahjurite haiguste levikut. Nii et need on nagu sellised põhiasjad, mida me saame külvikorraga mõjutada. Külvikord on tihedas seoses kasvatatavate kultuuridega, kultuuride järjestus, kultuurirühmade järjestus. Kultuurid jaotuvad vastavalt toitainete vajadusele, kui palju üks või teine köögiviljakultuur siis toitaineid vajab ja omastab eelkõige siis lämmastik, fosfor, kaalium, muidugi ka mikroelemendid. Kuidas üks või teine kultuur umbrohtudele mõjub. Noh, näitena toon kohe, et valge peakapsas, kui on suurem taim, ta varjutab väga ilusti, eriti kasvuperioodi teisel poolel, oma laiuvate lehtedega tärkavad umbrohud ja surub nagu umbrohtust alla. Aga sibul näiteks, porulauk, mis on suhteliselt selline väikese lehemassiga püstiste lehtedega, see võib eriti just ka kasvuperioodi alguses aeglase arenguga võivad siis umbrohud nende ülest võimu võtta. Ja samamoodi haiguste ja kahjurite levik on ka kultuuride puhul oluline. Selleks siis peaks teadma, eks ju, et sama sugukonna või lähedasi liike, sama sugukonna liike ei tohiks kasvatada järjestikele aastatel. Et ei saa panna samasse kasvukohta mitu aastat järjest kapsast või porgandit või siis porgandi ja peterselli näiteks selleriga järjestikku. Sest haigused ja kahjurid on samad nendel lähedastel liikidel ja niimoodi siis
võime kasu asemel suurt kahju teha. No ma pean tunnistama, et Eesti tingimustes ei ole tegelikult maheviljeluses külvikordasid nii eriti uuritud ja see konkreetne näide, mis mul siin on tegelikult sellise tootmispõllu pealt ja ka veel Taani mahe köögivilja külvikord. Aga siin on nagu näha, et 6-väljaline ja külvikord on siin tegemist parempoolsel, kus siis külvikorra ees on kõige esimesel väljal ristik. See on siis taimedele toitainete andjana, see on nagu sõnniku asemel. Ristik ehk liblikõielised kultuurid on need, mis siis aitavad mullaviljakust tõsta, parandavad toitainetega varustamist. Eelkõige siis lämmastiku osas, kuna ristiku juurtel asuvad mügarbakterid, siis seovad õhu lämmastikku. Ja see oleks siis nagu selline kas siis ristiku kasutamine, liblikõieliste kultuuri kasutamine või siis sõnniku komposti kasutamine. Selle järgi pannakse siis selline kultuur külvikorras, mis vajab palju toitainet. Ja antud juhul on siin pandud siis kapsas ja porulauk näitena. Porulauk on hästi pika kasvuperioodiga taim ja toitainete vajadus siis on tal ka suurem. Siin on näha, et siis kapsajuurikad küntakse ilusti sisse, et need aitavad siis ka jälle orgaanilisest ainet, eks ju, viivad mulda ja aitavad siis nagu seda mullaviljakust hoida mingil määral. Tootmiskülvikorras on teraviljad siin vahel, eks ju, mis siis jälle ristikut allakülviks saavad ja see aitab jälle siis nagu toitainete taset tõsta. Seejärel tuleb porgand, hernes liblikõielise kultuurina, et sellised kaunviljad pannakse külvikorras, kui me räägime sellest, millest me tahame saaki saada, nagu hilisemale või väljale, et kus siis toitaineid on nagu vähem ja samas liblikõielistena nad siis mügarbakteritega aitavad seda mulda tegelikult parandada. Siin on üks selline lihtsam näide, 4 väljaga näide, kus siis on köögiviljad ja kartul. Selge on see, et me ei saa sellises väikesel pinnal, nagu meil seal maheaias on, sellist külvikorda nii väga täpselt jälgida. Aga siiski, kui vähegi võimalik, siis tuleks vältida seda, et panete selle oma lapi paremasse nurka ristõieliselt kogu aeg ühel ja igal järgneval aastal pidevalt sinna samasse kohta. Järgmisel aastal pange näiteks porgand sinna või sibul või mõni teine kultuur.